No tere hommikust, sõbrad! Teate, ma mõtlesin, et teeks ühe mõnusa hommikusöögi ka. Et väga paljud on küsinud, et kuule, et kas midagi hommikuks ka saab ja siis ma mõtlesin, et võiks midagi sihukest natuke fancymat teha, aga natuke sellises lihtsamas võtmes. Ja mis me siis ikka teeme, kui hakkame siis täna tegema sellist kerget Eggs Benedicti. Aga millest me alustame, ma võtan kohe kõigepealt peekoni ja ma laotan peekoni kohe kõigepealt külmale pannile. Saame ilusti selle kogu rasva siit välja nii-öelda tinistada ja siis paneme need kõik viilud siia panni peale. Kõik ei mahu, siis ma panen natuke neid siia servale ka. Kuna mul on gaasipliit, siis ma saan neid servasid ka kasutada nii-öelda kuumutamiseks, sest nagunii see kõik tuleb siit välja. Nii, siis ma panen sooja. Sihukesel keskmisel kuumusel natuke röstime neid. Nii, peale seda, kui meil on see tehtud, siis ikkagi oma tehtud ciabatta on ju. Lõikame siit kõigepealt selle otsmiku või otsa ära ja siis ma lõikan siit sihukese natuke laiema tüki. Nii, oi kui mõnus, nii pehme. Nii ja. Kui sa oled ciabattat veel teinud, siis siin on retsept. Siis ma lõikan ciabatta pooleks. Ja ma tegin kusjuures täistera jahuga, nii et natuke tervislikum versioon. Kes küsis, et kas on võimalik või ei ole, siis on küll. Muidugi mitte täiesti nisujahust. Nii, siis ma panen potti meile või. Me teeme siis ikka nende uputatud munade kõrvale hea kastme ka. Ja mis muu see parem kaste saab olla, kui Hollandi kaste. Hästi palju võid, meie teeme seda natuke lihtsamas versioonis. Nii, ma lõikan ta natuke väiksemateks tükkideks, et oleks võimalikult hea ja kiire seda siin potis sulatada. Nii, ja siis lendab meil siia potti ära. Nii, nagu te näete, peekon hakkab vaikselt sulama, väga hea. Nii, siin on meil või läheb meil potti ja samamoodi sulama. Nii, natuke madalamal kuumusel, me päris kõrvetama teda ei hakka, kõik läheb hästi. Nii, mis meil edasi? Hollandi kastet ei saa muud moodi teha kui munapõhi ja me kasutame siis ainult munakollaseid. Nii, kui sa tunned, et mis ma nende munavalgetega teen, siis ma ei tea, teen näiteks makroone. Ma arvan, sa saad hakkama küll. Issa, kui hea. Vara hommikul siuke peekoni lõhn. No, ma ausalt öeldes ei oska vist midagi paremat isegi tahta. Nii. Siis paneme siia sidrunimahla ka. Mõnusat hapet jälle. Ja jällegi püüa peopesasse kõik need seemned, kui siit neid juhtub välja tulema. Näed, isegi üks tuli. Väga hea. Ei olegi täitsa kuivik. Nii. Sellega ühel pool, vaatame, kuidas meil võiga läheb. Või sulab mõnusalt. Väga hea. Peekon. Absoluutselt toimib. Keerame vahepeal ümber ka, et rasv saaks rahulikult siin välja sulada. Ja meil ei olegi oluline, et me saaksime kogu rasva välja sulatada, sest me ei taha väga krõbedaks teda lasta, vaid pigem siuke mõnusalt kreemine. Kogu see hommikusöök minu meelest on siuke kergelt kreemine. Nii. Siis, see on tehtud. Paneme siia cayennepipart. Ja soola. Ja siis paneme ta korraks blendrisse ja mikserdame läbi. Nii, või on sulanud. Võit ma võtan kuumuse alt ära. Siis blenderdame läbi. Samal ajal ma panen juba poti kuuma. Pott läheb siis kuuma selle jaoks, et me saaksime mõnusalt kreemiseid mune teha sinna, on ju? Nii, see on sulanud. Sellega läheb natukene veel aega.
võiks natuke kiiremini minna, mul on tunne, et minu tempo on nagu palju parem kui nagu nendes toitude tempo siin on ju, mis sest, et tundub nagu võib-olla oleks nagu raske, aga ma väga ei ütleks. Noh, lähed ka vä? Prae nüüd, noh. Ja kui sa tunned, et sa tahad väga krõbedat peekonit, siis sa võid teha seda ka ahjus. Et paned lihtsalt ahju küpsetuspaberile ja kuumutad seal teda nii kaua, kuni ta oleks mõnusalt läbi kuumenenud. Nii, väga hea. Nüüd hakkab kergelt röstima, kõik on väga hästi. Nii, super. Peekon on meil põhimõtteliselt valmis. Siis tõstame peekoni eraldi siia. Ma ei tea, kui te tunneksite praegu seda lõhna, siis nagu te tahaksite ka seda. Nii, nüüd ciabatad, lahtine pool allapoole, röstime ära selle. Väga mõnus. Nii, vesi hakkab ka vaikselt kuumenema. Võtame valgeveini jäädika. Valgeveini jäädikas siis aitab ka kogul sellel munal siin sees kokku jääda. See on hästi oluline selle jaoks. Nii, väga hea. No nii. Mulle vahepeal võiks mõelda, et hommik võiks siuke uimasem veits olla, aga mulle tunneb, et see hommik ei lähe nagu väga uimaseks. No, röstib. Nii, väga hea. Ma keeran kuumuse välja. Ta jääb praegu pannile nii kauaks, kuni teised asjad ka valmis saavad, on ju? Nii, davai. Võtame siis munad ja munad eraldame juba eelnevalt ära. Võtame lihtsalt koorest ära. Me ei hakka midagi eraldama siin. Nii. Ja siis ütleme nii, et see oleneb täitsa sellest, et kui suur hommikusööks sulle meeldib. Mulle meeldib natuke suurem, kellele meeldib natuke väiksem, ei pea isegi nii palju mune tegema. No nii, kui see vesi on siukse vaikselt keema tõusnud, et see pinnapealne keemine käib, siis sa võid juba need munad sinna sisse lisada. Muna, et sisse lisada, võta endale vispel, lusikas, mis iganes, ja kui sa hakkad sisse lisama, siis sul on vaja tekitada keeris. Rahulikult segad siia ilusa keerise sisse. Ja kui sa näed ilusat keerist, lähed võimalikult pinna lähedale ja valad selle muna siia sisse. Ja ta hakkab juba üks enda ümber nii-öelda keerlema. Seejärel kohe ka teine muna. Nii, väga hea. Ja siis tahaks natukene veel seda pöörist tekitada. Keerutan poti välisservast, et saada jälle ilus pööris siia ja paneme väga hea ja kui munad on sees, siis me saame edasi liikuda. Lõpetame oma kastme ära. Siin meil on rahulikult see seisnud. Nüüd paneme siia õli sekka. Õli lisad jällegi võimalikult kiiresti, täpselt nagu me majoneesi tegime. Aga nüüd paneme tööle ja vala. Nii. Ja kui sa näed nüüd, kui kreemine see on, nagu ma ei hakka ropendama, ma olen viisakas laps. Või poiss. Või mees. Mis iganes, aga hommikul üks hea Eggs Benedict. Oh my god. Mul juba läheb kõht tühjaks. Nii, munad saavad ka kohe valmis. Munad hakkavad lausa siin plahvatama varsti. Näitavad, et on valmis. Ma keeran kuumuse välja. Siis ma võtan endale ühe vahukulbi. Ja ma tõstan nad endal vahukulbiga rahulikult taldriku peale. Väga ilus. Nii, väga hea. Oi, pidu.
siia jäi natuke liigselt seda vedelikku, selle ma lasen siit välja. Ja hea oleks, kui sa saaksid natukene ka seda üleliigset vedelikku siit nii-öelda välja tupsutada. Mina võtan selle jaoks natuke paberit. Panen selle paberi siia peale ja tupsutan. Ja nii. Ja nüüd ongi hommikuseks põhimõtteliselt valmis. Võtame endale ciabatta. Paneme siia kõige alla natukene ise tehtud hummust. No, jam. Okei. Nii, siis siia lisaks veel natukene seda poolkrõbedat peekonit. Nii, väga hea. Siis, mis me siia veel peale paneme? Muna. Mida me siin teie arvates tegime siin üldse siis? Nii, võtad selle mõnusa muna ja paned siia peale. Ja kui sa tahad natuke suuremat teha, siis järgmine kord sa võid lihtsalt suurema ciabatta ka teha. Aga see on nagu minu arvates täiesti ideaalne. Siis samamoodi teisega. Nii, ja siis paneme mõnusalt selle kreemise kastme siia peale. Nii, kirsiks tordile mõnus peterseli leheke ja miks mitte ka natukene musta pipart kontrastiks. Lõikame selle katki ja vaatame, kas siis Eggs Benedict tuli välja või ei tulnud. Oojas. See kogu muna vajus siia laiali. Okei. Ma võtan siis ühe ampsu ka juba, kui ma juba seda söömist alustasin. Ja kindlasti mitte Hollandi kastmet on ju. Oi, peekon paneb ajama. Hommikud on rasked. Oh my god. Oh my god. See hummus sobib nii hästi ka siia. Võt, kui ma mõtlen, mis ma pühapäeva hommikuks tegema peaks, siis see on see. Oh my god. Davai. Mõnusat nädalavahetust sulle ja näeme juba varsti jälle. Davaiks. Tšau!